tere tulemast! Vaata korraks enda ümber. See kõik tundub ju päriseks. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et su silmad ei näita sulle tegelikku maailma? Täna sukkeldumegi pea ees sellesse hullumeelsesse, aga teaduslikku ideesse, et reaalsus, mida sa koged, on tegelikult sinu enda aju looming. Alustame kohe ühe mõttega, mis raputab korralikult. See seab kahtluse alla kõige fundamentaalsema asja, mida me maailma kohta arvame teadvat. Et see, mida me näeme, ongi tõde. See ongi see suur küsimus, millele me täna jahtime. Nii et hoia kinni, sest me hakkame lahti arutama müsteeriumi, mis ei peitu mitte kaugel kosmoses, vaid otse sinu enda silmade taga. Okei, esimene osa. Siin me võtame selle mugava ja harjumuspärase tunde, et me näeme maailma otse ja ausalt ja lammutame selle pulkadeks. Uurime, kuidas su meeled sind tegelikult ninapidi veevad. Et asjad selgeks teha, alustame põhimõistest. Teaduses on olemas selline asi nagu objektiivne reaalsus. Mõtle sellest kui maailmast, mis tiksub oma soodu edasi ka siis, kui läheduses pole ühtegi elusolendit, kes seda vaataks või kuulaks. See on see päris maailm. Ja see siin näitab seda vahet ideaalselt. Näed, objektiivses reaalsuses on footonid, mis võnguvad teatud sagedusel. Aga punane värv, vot see sünnib alles sinu ajus. Või võtame peavalu. Sinu jaoks on see ju täiesti reaalne, eks? Aga see eksisteerib ainult sinu subjektiivses kogemuses. Need on ehtsad tunded, aga need ei ole osa sellest välisest objektiivsest maailmast. Ja siin ongi kogu asja konks. Me arvame, et meie meeled on nagu reporterid, kes edastavad meile otse sündmuskohalt fakte, aga tegelikult on nad pirim loovkunstnikud. Nad võtavad toored andmed ja värvivad, maitsestavad ja lõhnastavad need sinu jaoks ära. Need omadused ei ole seal väljas, need on sinu aju looming. Mõtle sellele näitele. Sa näed seinal mingit solvavat sõnumit oma emakeeles ja su süda hakkab kohe puperdama. Nüüd kujuta ette, et näed täpselt sama sotti, aga keeles, millest sa aru ei saa. Mitte mingit reaktsiooni, eks? Ja nüüd kõige olulisem osa. Sinu silma võrkestale jõudis mõlemal korral täpselt sama valgusinfo. See näitab kristal selgelt, et taju ei ole andmed, vaid see on andmete tõlgendus. Selge. Meie meeled on tõlgendajad. Aga kui erinevalt nad seda teevad? No, vaatame ühte superhead analoogiat, mis võrdleb heli ja värvi tajumist. See paljastab nii mõndagi. Alustame helist. Kui sa kuuled kitarril mängitavat akordi, näiteks noote C ja G koos, siis sa kuuled seda ilusat tervikut. Aga kui sa natuke keskendud, suudad sa ikkagi eristada mõlemat nooti eraldi. Info ei lähe kaduma. Aga värvidega on lugu hoopis teine. Kui sa segad kokku punase ja rohelise valguse, ei näe sa mingit värvide akordi. Ei, sa näed täiesti uut värvi, kollast. Ja see ongi point. Algne info punase ja rohelise kohta on jäädavalt kadunud, kustutatud. See ongi see vankumatu tõestus, et sinu meeled ei edasta sulle tõde, vaid loovad sulle mugandatud versiooni. Okei, see tekitab ilmselge küsimuse. Kui meie meeled meid pettavad, siis miks ometi? Mis on selle kõige motiiv? Teises osas uurimegi seda evolutsioonilist põhjust. Ja vastus on tegelikult üllatavalt lihtne ellujäämine. Evolutsioon ei huvitanud absoluutselt, kas me näeme füüsikaliselt täpset reaalsust. Ainus, mis oli oluline, oli see, et me jääksime piisavalt kauaks ellu, et järglasi saada. Meie tajusüsteem pole teaduslik instrument, see on, nagu arvuti kasutajaliides. Mõtle oma arvuti töölauale. Ikonid on lihtsad, eks? Sa ei pea teadma midagi keerulistest vooluringidest või koodiridadest, et faili avada. Samamoodi on meie tajudega. Madu ei ole sinu jaoks keeruline bioloogiline organism, see on suur punane ärapuutu ikoon. Kaljuserv on ära astu lähemale ikoon. Me näeme lihtsaid sümboleid, mis aitavad meil kiireid ja elupäästvaid otsuseid teha. Ja see viib meid selle osa kõige olulisema tarkuse tärani. Me peame oma tajusid tõsiselt võtma. Kui sa näed rongi, siis astu eest ära. Aga me ei tohi neid võtta sõna-sõnalt. See on nagu arvuti prügikasti ikooniga. Sa võtad seda tõsiselt, sa ei lohista sinna olulisi faile, aga sa ei usu, et su arvuti sees on päriselt väike metallis prügikast. Nüüd aga lähme veel sügavamale. Kui see kasutajaliidese idee peab paika, siis see ei puuduta ainult värve ja helisid, see puudutab reaalsuse enda alustalasid. Hoidke nüüd kinni, sest see teooria väidab midagi radikaalset. Mitte ainult värvid pole meie aju looming. Ka aegruum, füüsilised objektid, isegi tool, millel sa praegu istud, need kõik on osa sellest kasutajaliidesest, mille meie teadvus on loonud, et navileerida reaalsuses, mis on meie jaoks muidu hoomamatu. Kujuta ette ühte suurt skulptuuri keset tuba. Idast vaatades näed ühte kuju, läänest vaatades hoopis teist.
kui uurid seda mikroskoopiga, näed ainult pinda ja kriime. Iga vaade annab sulle killukese informatsiooni, aga iga vaade on paratamatult piiratud ja poolik. Ükski neist ei ole see terve skulptuur. Ja see viibki meid selle keerulise sõnani. See kõlab peenelt, aga idee on tegelikult lihtne. See tähendab, et tõde ei peidu üheski neist üksikutest vaatetes. Tõde on see, mis tekib siis, kui sa suudad kokku panna kõik need erinevad vaated idast, läänest, lähedalt ja kaugelt. Iga vaatenurk on lihtsalt üks pusletükk. See kõik võib tunduda natuke lootusetu, eks? Kui kõik on perspektiiv, kas siis tõde polegi olemas? Ärge muretsege. On olemas tööriist, mis aitab meil sellest illusioonide rägastikust läbi murda. Ja see on teadus. See küsimus on praegu ilmselt kõigil meeles. Kui meie enda taju on kahtluse all, siis millele me üldse toetuda saame? Ja vastus on, et me saame toetuda meetodile, mis on loodud just selleks, et meie subjektiivsetest vigadest mööda minna. Kust me teame, et see töötab? No vaata ringi. Lennukid püsivad õhus. Meil on robotid, mis sõidavad ringi teisel planeedil ja saadavad meile pilte. Me loome vaktsiine, mis päästavad miljoneid elusid. See näitab, et kuigi me ei näe objektiivset reaalsust otse, saame me selle kohta luua mudeleid, mis on uskumatu täpsed ja mis päriselt toimivad. See lugu Einsteinist on lihtsalt geniaalne. Kui ta oma üldrelatiivsusteooria võrrandit paperile pani, ennustas matemaatika mustade aukude olemasolu. Aga Einstein ise ei uskunud seda. Tema enda intuitsioon, isegi geeniuse intuitsioon, vedas teda alt. Ta pidas seda aastakümneid matemaatiliseks veidruseks. Aga matemaatika ei valetanud. Võrrandid teadsid paremini, näitades, et teadus suudab meid viia tõdedeni, mis on meie enda tajupiiridest kaugel. Okei, võtame otsad kokku. Mis on see peamine mõte, mille sa tänasest kaasa peaksid võtma? Kuidas see uus teadmine võiks muuta seda, kuidas sa maailma vaatad? Nii et ma jätan sind ühe viimase mõttega. Kui see reaalsus, mida sa iga päev koged, on tegelikult sinu aju loodud isiklik kasutaja liides, mis on optimeeritud ellujäämiseks, mitte tõenägemiseks, siis milliseid uusi vaatenurke sa nüüd otsima lähed, et oma pilti maailmas täielikumaks muuta? Kelle teise kingadesse sa proovid astuda, et näha reaalsust natuke teistmoodi?